Tere! Siin oleks pidanud olema Brüsseli päev Yana Toomiga, aga kuna meil on lähenemas meeletu kiirusega kohalikud valimised, siis ausalt öeldes tahaks vastata küsimustele, mida ma saan väga palju viimasel ajal. Ma valisin need, kuidas need nimetataksegi, kordama kippuvad küsimused on ju. Esimene, miks te üldse lähete kohalikele valimistele? Kas te tahate raha või võimu või aidata koduerakonda või tahate parandada mingisugused vigu, mida tegi see koalitsioon, mis praegu võimul on? Kindlasti mitte raha. Alustan kohe sellest, on alati kõige huvitav teema, on ju. Europarlamendi saadik, nagu ka Riigikogu saadik, ei saa mingisugust kompensatsiooni selle eest, et ta istub Tallinna volikogus, nii et siin mingit raha küsimust ei ole. Mis puudutab võimu, ka isiklikku võimu seal ei ole, sel lihtsal põhjusel, et Europarlamendi saadik ainuke koht, kus reaalselt sa saad teha tööd ilma sellelt, et see segaks su põhitööd, milleks on Euroopa Parlament, on nii-öelda reaalliikme koht, mis tähendab seda, et mingit komisjoni esimest ei tule, mingit lisatasu ei tule ja nii edasi. No ei peakski tulema ka ausalt öeldes. Nii et ei, asi pole rahas ega võimus. Kui rääkida võimus, siis muidugi ma toetan Keskerakonda, ma toetan Mihhail Kõlvartit linnapeana ja muidugi ma tahaks, et linn võimalikult ruttu parandaks kõik need vead, mida tegi see mitme peaga koalitsioon, mis tegelikult linna juhtimisega hakkama ei saanud. Ja see on ka põhjus, miks Keskerakonna nimekirjas kandideerib nii palju endised linnaametnikke ja kui ma räägin linnaametnikega, ma olin ka kunagi Tallinna süsteemis töötasin, ma olin abilinnapea aastal 2011, mul on tänaseni head tuttavad Tallinna linna süsteemis ja ma tean, et inimesed on väsinud sellest korralagedusest, mis praegu toimub Tallinna võimul. Nii et need asjad tuleb kindlasti ära parandada ja tuleb ikkagi viia Tallinn ummikust välja ja see pole lihtsalt suusoojaks öeldud. Tegelikult on asju, mis vajavad kiiremas korras ära tegemist Tallinna linnas. Kuidas te saate üldse tehniliselt töötada nii Brüsselis kui Tallinnas? Eks ta väga kerge ei ole, olgem ausad, eelkõige sellepärast, et Tallinnas, nagu te ilmselt teate, ei ole väga palju otselende Brüsselisse. Nii et me lendame tavaliselt kas läbi Frankfurti või läbi Varssavi või Helsingi. Ühesõnaga, see võtab pool päeva, vahest ka rohkem. Aga volikogu istungid toimuvad 2 korda kuus, 4 päeva õhtul. Tehtav. See on tehtav ja ma luban, et ka mina seda teen. Korraliku targa aja planeerimise puhul see on täiesti võimalik. Muidugi ainult kohal istumine ja nii-öelda nupu vajutamine, hääletamine, see pole päriselt see töö käib ka komisjonides teatavasti, aga tänapäeval inimesed jumal tänatud oskavad töötada ka internetis ja ma usun, et Europarlamendi saadikutel, nagu ka paljudel teistel, on see oskus täiesti olemas. Mina suudan töötada dokumentidega nii rongis kui lennukis, kui kodus, kui hotellis, kus iganes. Nii et see on tehtav. Loed läbi, vahetad kirju kolleegidega, kujundad oma seisukoha, selleks ei pea kohal istuma. Kas on selleks aega? No eks leiab. Teate, mul on 5 last, nad on kõik enam-vähem vanemad 4, seal on vahe 1,5 aastat, 2 aastat ja nii edasi. Ja see on meeletu inerts, kui sa kogu aeg jooksed ringi lastega, kasvatad ja teed süüa ja käid nendega koolis ja nii edasi. Nüüd on lapsed suured, aga inerts on alles, nii et ma magan vähe ja töötan palju. See on selline harjumus, millest ilmselt lahti ei saa enam. Miks just Haabersti? Kas te üldse teate selle linnaosa probleeme? Nüüd ma tean, et palju paremini kui 2 kuud tagasi, sest selle viimase 1,5 kuu jooksul ma veetsin väga palju tunde, kõik nädalavahetused sisuliselt, vahest ka reede õhtud Haabersti linnaosa tänavatel telkides. Inimesed ikka astuvad ligi, räägivad oma probleemidest. Nii et jah, ma tean nii-öelda rohujuure tasandil, mis probleemid on, mis pakub inimestele muret. Aga ma tean seda muidugi ka Oleg Seljanovi käest, kes on endine ja ma loodan ka tulevane Haabersti linnaosa vanem. Ja teate, poliitik ei pea kõike teadma. Poliitik peab oskama infot otsida ja peab ka teadma, kelle käest küsida. Mina tean ja ma oskan ka infot otsides, ma olen endine ajakirjanik. Nii et olge rahul, küll ma viin ennast kurssi probleemidega, isegi kui ma täna veel neid ei tea. Ja teine asi veel. See on natuke vale arusaam, et saadikud istuvad ja esindavad seal need konkreetsed linnaosasid. See on ja ei ole nii, sest Tallinn on väike linn, Tallinnas ei ole kuidagi eraldi seisvaid, need linnaosad, nad on ikkagi
ühe nagu suure ökosüsteemi osa ja ei ole nii, et igaüks nii-öelda kuidagi nagu hoiab nagu teki enda poole, kui ka kisub. Selleks, et tegeleda rohujuure tasandil probleemidega, on olemas linnaosade halduskogud. Volikogu on ikka suurem asi ja me räägime ikka Tallinna kui terviku linna planeerimisest ja juhtimisest.